Ma soovitaksin seda kõigile, et täpsustada seda siis ma soovitaksin seda eelkõike inimestele nagu mina, kes juba töötavad valdkonnas, kas või juba infotehnoloogia juhina, kuna need teadmised, mida siin on võimalik omandada, aktiivselt toetavad laias laastus kõiki tegevusi, millega oma töös igapäevaselt võib kokku puutuda. Teistpidi ma soovitan seda samuti inimestele, kes on valdkonna huvilised või võib-olla töötavad spetsialisti tasemel, aga näevad enda tuleviku karjäärivõimalusi just kas infotehnoloogia juhina või laiemalt juhina antud valdkonnas. Need teadmised, mida see õppekava võib pakkuda, tulevad kasuks, need on väga praktilised ja aitavad kindlasti tulevikus edasisele arengule kaasa. Teedides sooviti õppida just nimelt neid pehmeid oskusi juurde. Et kuidas projekte juhtida, kuidas inimesi juhtida, kuidas, projekti eelarvestada, kuidas organisatsioonis protsesse juurutada ja nii edasi ja nii edasi. Et kui soovitakse puhtalt nagu programmeerijaks saada, et siis see õppekava võib-olla ei ole nagu kõige parem variant. Aga kui soovid töötada näiteks tiimijuhi või projektijuhi või valdkonnajuhi, või miks mitte ka riigi IT-juhina, et siis ta võiks olla päris hea variant. Soovitan sellel õppekaval õppimist inimestele, kes ei ole huvitatud ainult süvaspetsialistiks saamisest, vaid tahaksid IT-arendusega tegeleda laiemal tasandil. Lisaks ma arvan, et õppekava annab ka väga tugeva äriarenduse baasi, mille abil on võimalik igapäevatöös olla sild tehnilise ja äriosakondade vahel. Kindlasti inimene, kes on natuke IT-d juba nuusutanud, ehk siis mitte väga kaugel sellest ja muidugi hea oleks see, kui ta juba natuke töötab selles valdkonnas.